Aga kuna täna on naistepäev, ilusat naistepäeva kõikidele emmedele ja väikestele tüdrukutele, siis tänane muinasjutt on ühest printsessist, kes on juba naine. Ja see printsess armastas väga-väga mõistatusi. Ja see muinasjutt on meil pärit Venemaalt, meie naabermaalt. No vot, elas seal siis üks printsess ja talle meeldis väga-väga-väga mõistatusi mõistatada. Ta oli kokku kogunud väga suure kogu mõistatustest ja päevast päeva ta muudkui luges ja õppis juurde ja mõistates ja mängis, kuni ta teadis vastust kõigile mõistatustele ja viguri küsimustele terves suures maailmas. Aga siis jõudis kätte selline aeg, kus see printsess kasvas nii suureks, et ta pidi juba mehele minema. Vot, ja siis printsess ütles oma isale kuningale, et tead isa, aga mina lähen mehele ainult sellisele mehele, kes oskab mulle esitada sellise mõistatuse, mida mina ära ei arva. No, kui nii, siis nii. Kuningas lasi üle maa kuulutada, kutsus kokku igalt poolt sobilikke kosilasi, kes pidid kõik printsessile mõistatusi esitama. Aga printsess oli tõesti nutikas ja kaval ja ta teinekord juba arvas vastuse ära enne, kui noormehed üldse mõistatusega ja lõpuni jõudsidki. Ja kui ta ka kohe ära ei arvanud, siis ta mõtles natukene ja arvas ikkagi selle mõistatuse ära. Aga seal samas lossile õige lähedal elas üks perekond, kus oli 3 poega. 2 vanemad poega olid targad ja terased, uhked noormehed. Aga 3. poeg oli natukene tobukene ja teda kutsutigi Lollivanniks. No vaat, ja kui 2 vanemat poega käisid juba oma mõistatustega printsessi juures ära, siis tahtis ka Lollivann minna. Vennad küll ütles, et mis sina lähed, sina lollikene, meie käisime ja ei saanud me midagi printsessile nii keerulist mõistatust esitada. Aga Lollivann ütles selle peale, et võib-olla ei tulegi keerulist mõistatust esitada. Äkki tuleks hoopis üks hästi lihtne mõistatus esitada. Läkski lossi, juhatati ta saali, kus printsess istus ja Lollivann andis talle mõistatuse. Kallis printsess, ma elan siin samas lossi lähedal. Kui ma tulin siia lossi, siis nägin ma tee peal ühte head asja. Ja selle hea asja peal oli üks hea elukas. Ja see hea elukas oli hea asja peal väljas. No millest ma räägin? Printsess mõtles ja mõtles, vaatas Lollivanni rumala näoga ja ütles, et mul on täna peavalu, et ma homme ütlen sulle. Ise aga korraldas niimoodi, et Lollivann jääks ööseks ka lossi. Ja kui Lollivann läks õhtul magama, siis tuli selle printsessi toatüdruk ja ütles, kuule, kui palju hõbedat ja kulda sa tahad, et selle mõistatuse vastus printsessile ära öelda. Lollivann ütles, ei, ma ei taha kulda ega hõbedat. Ma tahan, et see printsess tuleks terve öö, oleks minu juures ja valvaks minu und. No vot, ja printsess tuligi. Ja järgmisel hommikul siis Lollivann ütles talle, see eilne mõistatus, et see oli niimoodi, et ma nägin head asja, et ma nägin tee peal väga ilusat rukkipõldu, mille peal oli üks hea elukas, üks hästi ilus hobune, kes seal sõi head asja ehk rukkist. Ja mina läksin siis põllu peale, võtsin hobuse kinni, et teda rukkisöömiselt minema viia. Printsess sahetas. Nii lihtne mõistatust ja hobune ja rukkipõld kohe lossi aknast näha ka. No nii, õukonna silme ees ütles ta siis vastuse ära, mida ta oli ise Lollivanni käest teada saanud. Lollivann siis kehitas õlgu, tahtis lossist ära minna, aga printsess ütles, oota, ma annan sulle uue võimaluse. Lollivann ütles, no olgu, esitan sulle uue mõistatuse. Teel siia nägime ühte paha elukat tegemas ühte paha asja, nii et ma võtsin selle paha eluka ja tegin talle paha asja, et ta rohkem ei teeks paha asja. Minu küsimus on see, et millest ma räägin. Ja jälle ei suutnud printsess seda kuidagi ära lahendada. Mõtles, mis ta mõtles ja jällegi ütles ta, hea küll, mul pea valutab, et homme ütlen sulle. Ja jällegi
oli neil samasugune korraldus, et printsess valvas terve öö Lollivanni voodi juures ja hommikul Lollivann ütles talle vastuse. Nii, et kui nad jälle läksid õukonda, siis printsess ütles, see oli täpselt see samane asi nagu eelmisel päeval, ainult natuke teise nurga alt, et sa kõndisid mööda rukkipõllul pahandust tegevast hobusest, võtsid maast kepi ja nüpeldasid teda, et ta pahanduse tegemise ära lõpetaks. Et täpselt nagu eile, ainult sa nüüd ütlesid selle mõistatuse teistmoodi. Õukond kõik laksutas ja oli väga õnnelikud. Lollivann naeratas, ütles aitäh ja head aega, aga printsess ütles, oota, ma annan sulle veel ühe võimaluse. Lollivann ütles, olgu, jääkene küll järgmine mõistatus. Eile öösel nägin ma ühte head elukat tegemas ühte paha asja ja pakkumas selle eest mulle ühte head asja. Uue mõistatuse ära kuulnud ütles printsess kohe, seda vastust ma ei tea. Sest tegelikult ta teadis küll, õige vastus oleks olnud ju see, et Lollivann nägi öösel printsessi, kes ta und valvas, et saada teada õige vastus. Aga kuidas printsess oleks saanud selle vastuse õukonnale öelda, ei olekski ju saanud. Siis oleks kõik saanud kohe aru, et ta on natuke petukaupa teinud. Ja seega kordas printsess, ma tõesti ei tea. Sa pead mu nüüd naiseks võtma. Kogu õukond ahetas. Aga printsess oli väga rõõmus, sest ta arvas, et päris tore oleks veeta oma elu kellegi kõrval, kes talle päevast päeva vahvate ja natuke veidrate mõistatustega nalja teeb.